Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut üle 1 ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, ekspert Andres Anveltist pole, aga proovime seekord temata hakkama saada. Tänase saate avateemaks on kõik see, mis puudutab narkokuritegevust Tallinnas ja pealinna ümbruses, sest meil on külas Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse uus juht Artur Kamnerov. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tervist! Nagu kuulajad hästi teavad, on seni Põhjaprefektuurist narkoasjadest käinud rääkimas ikka Rait Pikaro. Ent prefektuuris on toimunud kaadriliikumised ning talitust juhib uus mees. Artur Kamnerov, kui tohib, siis rääkige veidi enda taustast. Milline on olnud teie karjäär seni? Jah, Rait on nüüd meie büroojuht. Mina sain talituse juhiks alates selle aasta suvest ja politseis olen 13 aastat, ütleme nii, ja narkovaldkonnas siis natuke üle 7 aasta. Küll erinevatel ametikohtadel ja nüüd siis olen selle talituse juht. Aga narkotalituses või ütleme narkoteemadega olete tegelenud siis, ma sain aru, 7 aastat vähemalt? No viimased 7 aastat, jah. Ega ei saa lähemalt öelda, mis valdkonnas seal või niivõrd, kuivõrd seda on võimalik rääkida? Tööpõld on päris lai, aga olen neid nii avastanud, menetlenud, ennetanud ja kõike proovinud. Kui vaadata otsa tänavusele nii-öelda narkostatistikale, siis aasta esimene pool andis põhjust veidike rahul olla. Üledoosi surmajuhtumeid oli tuntavalt vähem kui mullu. Tõsi, nüüdseks on see pilt veidikene halvemaks läinud. Aga milles siiski asi? Mina ütleks, et kuigi numbrid näitavad, et see on langemas ja see on lootustandev iseenesest, aga meie siiski näeme selles probleemi ja pigem see kõik püsib samal tasemel nagu eelmine aasta, kuigi natukene on need surmade arv jah langenud. Milles probleem on, kui tohib nii pidi siis küsida? Mida te näete? No meie näeme, et kättesaadavus ja üledooside arv, nad kõik ei lõppe surmadega, aga kiirabi väljakutsed ja see püsib senisel kõrgel tasemel. On siin ikkagi mainitud, et politseil on õnnestunud siiski nitaseenide tarneaheled ja nitaseenid on kõige rohkem narko üledoosi surmasi põhjustanud aine, et te olete suutnud tarneahelaid siis ikkagi niivõrd kahjustada, et turule jõuab seda ainet vähem. On see nii? See on meie igapäevatöö. Me igapäevaselt pingutame selle nimel, et just seda turgu piirata, et läbi selle vähendada kättesaadavust Eesti inimestele. Ja nagu ma räägin, et töö selles suunas käib igapäevaselt ja eks me anname endast parima ja me häirime seda turgu. Ja seda ainet jõuab vähem, aga ikkagi sellest piisab, et väljakutsete arv just üledooside juhtumine püsiks enam-vähem samal tasemel ja kuigi statistika näitab, et inimesi on vähem suremas, siiski see ei ole see olukord, millega me rahul oleme ja me ikkagi püüame seda allapoole saada, kontrolli alla. No millega ikkagi seletada seda, et need narkosurmade arv on väiksem, aga te ütlete, et probleem on ikkagi endiselt samal tasemel, kas siis või ma ei tea, tarvitajad on kuidagi ise õppinud nende nitaseenidega paremini elama, oskavad esmaabi ise anda või kuidas seda seletada siis ikkagi? No esmalt võib-olla seletaks, mis asi see nitaseen üldse on. Olge hea. Et kus me üldse esimest korda nägime seda, ma pakun umbes 6-7 aastat tagasi. Et 8 aastat tagasi just meie keskkriminaalpolitsei kolleegide eestvedamisel meil oli paar olulist töövõitu, mille efekt kestis umbes 5 aastat, mille tulemusel tol ajal kõige levinuma raske opioidi fentanüüli pakkumine oli ajalooliselt madal ja see kestis umbes 5 aastat. Et õiged mehed said kõrvaldatud ja tarneahelad said häiritud ja pakkumine oli sisuliselt kõrvaldatud. Fentanüüli ei olnud praktiliselt saada. Ja selle taustal ma mäletan väga selgelt ikkagi väga jõuliselt kukkus ka nende üledoosi surmade arv ja tundus, et olukord on vähemalt mingilgi määral ikkagi kontrolli all. Aga me sattusime samasse olukorda nagu 2000 alguses, kui meil kõige populaarsem või mitte vale sõna, kõige levinum raske opioid oli heroiin, see kadus ära ja siis nõudlus jäi alles. Kas siis selle tõttu, et nõudlusega ei tegeletud piisavalt või siis miski jäi tegemata, aga tarvitajad otsisid alternatiive ja alternatiiv ilmus fentanüüli näol ja probleemid olid sarnased, nagu me näeme ka praegu. Võrreldes fentanüüli ja heroiini
sõltuvad oma täpsest tüübist, fentanüül võib olla kas 10 korda või 100 korda kangem. Seal ei ole mingisugused, seda on väga raske doseerida ja seda õiget doosi leida, et need on surmavad doosid. Et fentanüüli ühekordne annus on 0,13 milligrammi. Et kui me grammidesse arvutame, siis on 0,00013. No. See on küll puhas aine, et seda segatakse kokku, aga seda on väga vähe vaja ja see on väga vähe eksimusruumi. Just. Ja siis me nägime seda, et üledooside arv ja sellega kaasnevad surmad siis 5-kordselt tõusid kohe. Ja siis, kui me räägime nüüd 8 aastat tagusest ajast, siis kui turule tulid nitaseenid? Nad just tulid selle taustal, et fentanüül on kättesaadav, siis me nägime neid, esmal need kogused olid marginaalsed, aga kuna nõudlus oli olemas ja kuna nõudlus sisuliselt tekitab ka pakkumist, siis kurjategijatel oli võimalust tuua suure partiiga, mis me enda poolt nägime, et siis üledooside arvu kasvus ja siis nendest tingitud surmade kasvus. Ma saan aru, et ka nitaseenide puhul see kogus või see doos on üli väike ja samamoodi see eksimisruum on üliväike, sellest ka need üledoosid, et ta on mingis mõttes fentanüüliga sarnane aine või veel kangem aine või veel ohtlikum aine. Kuna kasutusjuhendid kaasa ei tule, siis proovi ja katse-eksituse meetodil seda siis katsetatakse. Ja kui ma rääkisin fentanüülist ja võrdlesin fentanüül heroiiniga, mis võis olla 10 või 100 korda kangem, siis nitaseen võrreldes fentanüüliga võib omakorda olla paar korda kangem, võib olla ka 10 kordades kangem. Ja see on niivõrd kange, et meie need meditsiinilised need ravimid, näiteks naloksoon, millega on võimalik ellu äratada üledoosi saanud inimese ja hoida teda elus seni, kuni kiirabi tuleb kohale ja hakkab teda elustama ja siis oma protsess alustab. Et naloksoon antud juhul ei toimi väga hästi nitaseenidega, et vahel ühest annusest ei piisa, tuleb manustada topelt ja vahel ka sellest ei piisa. No ikkagi üsna karm narkootikum, see on suhkruterast sisuliselt ju piisab üledoosiks. Varem on üsna ühemõtteliselt räägitud ja ka kirjutatud, et nitaseenide levitamise taga oleks nagu Läti kurjategijad, on see nii ka päriselt? Kui me vaatame oma geograafilist asukohta, ja see ei ole ka mingi saladus, et enamus uimasteid, mis meil turul on, nad ei ole koha peal toodetud, nad on kuskil sisse toodud. Ja kui me vaatame kaardi peale, et kus see võiks olla, olukorras, kus meil on juba tükk aega piir Venemaaga korraliku kontrolli all, siis loogiline ainuke marsruut ongi läbi maismaa, läbi Läti. Ja sealt tõenäoliselt ka edaspidi Skandinaaviasse. No siiski on olnud juhtum, et kui Eestist on leitud ikkagi ka laboreid, mis on siis sünteesinud teatud narkoaineid, aga nitaseenide puhul ikkagi see näib olevat nii või senise info puhul tundub nii, et see sünteesimine, valmistamine käib kuskil seal ja teda tuuakse siis mingisuguste partiide kaupa Eestisse. Kuivõrd te saate seda kinnitada või kuivõrd see tõele vastab? Ütleme nii, et neid laboreid kindlasti on ja neid aeg-ajalt avastatakse, kui me võtame kogu seda mahtu, siis suurem osa neid aineid, ka kanepit meil aeg-ajalt kasvatatakse, kasvatusi avastatakse, aga ikkagist suurem osa ainetest on siia imporditud ja eks see on ka äri, vaadatakse, kus see turvalisem on, kus seda rahvamassi võib-olla on rohkem, et kus saab neid jälge segada, kus on politsei kontroll võib-olla rangem. Ja siis see on ka äri, vaadatakse, kust odavamalt saab ja kui näiteks seal samas Lätis või Kesk-Euroopas saab seda odavamalt, siis miks üldse riskida sellega, et hakata tootma meil see koha peal. Nüüd me rääkisime, et mõne sõnaga sellest, et kuigi üledoosi surmade number on väiksem kui möödunud aastal, siis kuidas öelda, teie jaoks see ei tähenda seda, et probleem on lahendatud, et kiirabi väljakutsed üledooside puhul on sama palju, kui on varem olnud ja see tähendab seda, et mingil hetkel jällegi võime olla vastamisi numbriga, kus need üledoosi surmadki on suurem number, aga sageli on niisugune tunne, et tarvitajad harjuvad ära selle kasutamisega ja seetõttu on üledooside surmade arv vähemalt väiksem või on seal ikkagi taga see, et seda ainet ka ei ole turul? Ma sellele küsimusele enne vastust ei saanud. Iga kord, kui tuleb mingi uus aine, mis on ohtlikum ja mida keegi oskab kasutada. See on ka tavapärane probleem, et kui klient, tarvitaja ostab midagi, ta ei ole lõpuni kunagi kindel, mida ta ostab, samamoodi nagu ka see müüja ei ole kunagi kindel, et mida ta müüb, eks nad ise ka ei tea. Et see on fentanüülilaadne, nitaseenilaadne, mis seal täpselt sees on ja kuidas ta mõjub katse-eksituse meetodil. Ja
nende raskete opioididega on ka niimoodi, et kui see üks aine ei ole kättesaadaval, siis näiteks võivad ajutiselt ümber lülitada teise aine peale, näiteks alfa-PVP, mis on ka korralik peavalu meie jaoks tänapäeval. Ja mis on nüüd viimasel ajal tulnud? See ei ole viimasel ajal tulnud, see on tükk aega olnud, aga viimasel ajal see on kuidagi hoogu kogunud ja sellest on palju meedias ka räägitud. Seda tuntakse rahva seas kui ka seda zombinarkootikumi. Kui üks asi ei ole kättesaadav, ajutiselt lülitakse ümber teise aine peale, uuesti tuleb teine aine ja siis nii see käib. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate esimeses osas on meil külaliseks Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse uus juht Artur Kamnerov. Me rääkisime saate eelmise osa lõpus sellest, et üks narkootikum, mis veel politseile muret teeb, on alfa-PVP, ehk siis tänaval tuntakse teda kui ka zombi narkootikumi. Mis ainega täpselt tegemist on, miks ta see zombi narkootikum just täpselt on ja miks see politseile muret teeb? See on sünteetiline katinoon, mis on sisuliselt selle sihtgrupp on ka sama, kas süstivad seda rasket opioidi, näiteks nitaseene ja fentanüüle. Ja kui üks aine ei ole kättesaadav, nad võivad ajutiselt ümber lülitada teise aine peale. See sarnaneb selle poolest, et üldjuhul seda süstitakse, selle vajaminev kogus, ehk ühekordne annus on ka hästi väike, 0,0 grammi peaks olema. Eksimusruumi on seal ka vähe ja eks te võite ise arvata, miks seda zombinarkootikumiks nimetatakse. Et kui fentanüülide ja nitaseinide mõjul inimesed üldjuhul muutuvad rahulikumaks, see on uinuti, on sellised uimased ja võivad kuskil magama jääda, siis alfa-PVP on selles mõttes pigem erguti ja inimesed muutuvad selle mõju all täiesti ettearvamatuks ja ka agressiivseks, seda seostatakse hästi palju ka suitsiididega ja inimesed muutuvad paranoilisteks ja ettearvamatud, agressiivsed ja ei tea kunagi, mida neist oodata. Seda sorti juhtumeid on viimasel ajal rohkem kui varem, võib ka siis öelda? Avastatud juhtumite arv ja kogused me näeme selle järgi, et pigem on probleemiks tõusmas. Ma saan aru, et politsei peamine eesmärk on turu ja müügi piiramine, mis läbi väheneb narkootikumide kättesaadavus Eesti inimestele. Seda on lihtne öelda, lihtne kirja panna kui eesmärk, aga väga raske teha. Öelge, kuidas tänasel päeval, kui kokkuleppimine ja maksmine käib kuskil hämarates Telegrami gruppides ja andmine ja võtmine käib kuskil peidikus, kuidas selles olukorras üldse midagi piirata ja ohjata? Väga õigesti öeldes on meie põhieesmärk, et just piirata turgu, me tegeleme pakkumise kõrvaldamisega, aga tuleb tegeleda ka nõudlusega. Me oleme juba olnud olukorras, kus pakkumine on ülimadal, aga kas nõudlusega ei tehtud piisavalt või miski ei tegemata ja sattusime jälle olukorda, kus me täna olemegi. Aga ma ütleks, et ainult hämarates nurgatagustes see käib, et meil eksisteerivad need kaks mudelit paralleelselt, see vana kool, kus käib läbi tutvuste ja vanamoodi, kui ka see uuem trend, kus kõik liigub internetti. Et see on ilmselt tänapäeva reaalsus, kus paljud meie teenused ja igapäevaelu liigubki internetti. Ja sellest on saanud, ma ütleks probleem, aga see on veidi raskendanud meie tegevust, sest et inimeste omavaheline siis see esmakontakt ja inimeste omavaheline suhtlus, internet on kaasa aitanud sellele, et inimesed saavad kergemini kontakti, esmaskontakti ja inimesed saavad suhelda üksteisega, et pole enam vaja mingi tutvusi, et kunagi oli vaja ju kedagi tunda, ja oli vaja natukene ka autoriteeti, et igale ühele ei müüdud. Aga nüüd siis see eeldab anonüümsust ja mida anonüümsemaks see läheb, mida rohkem neid krüpteeritud igasuguseid vestlusäppe, seda aega nõudvamaks see läheb ja eks see on kõik ressursi taga, et ressurssi pole kunagi piisavalt. Kui me praegu majanduses ringi vaatame ja poodides ringi vaatame, siis igal sammul tervitavad meid kõiksugused hinnatõusud, aga öelge, millest see tuleneb, et tegelikult narkoturul see tänava hind vist ei ole siin, ma ei tea, 15 aastat kuidagi tõusnud, on samaks jäänud? See oleneb jälle ainetest, et osad ained on muutunud kallimateks, nii hulgihinnad kui ka need jaehinnad, aga näiteks kui me räägime kanepist, siis üle 10 aasta tõesti ei ole see tõusnud. Öeldakse ka, et kokaiin, mida Eestis ka viimasel ajal aina rohkem tarvitatakse, on võrdlemisi vähe see hind tõusnud.
no see on alati olnud kallis algusest peale, see oli ka siis ilma inflatsioonita kallis kui ka praegu kallis, et hind ei ole olulisel määral tõusnud, osad on, aga just kui me räägime kanepist, mis on meil kõige levinum, et selle hind on tõepoolest juba üle 10 aasta püsinud samal tasemel. Nüüd tagasi tulles nende raskete või narkoainete juurde, te mitut puhku olete maininud, et teie tööst üksnes, et võtta maha nii-öelda pakkujad või siis need müüjad, ei piisa, et tegeleda tuleb ka siis tarbijatega ehk siis nõudluse poolega. Kes sellega tegelema peab? Kuidas sellega tegelema peab? Tarvitaja on abi vajav inimene, ta vajab abi, meie tarvitajaid ei karista, meil ka sellest aastas rakendus hea samariitlase akt, millest on ka varem räägitud, et inimesed, abi küsimine peaks saama normaalsuseks, et mis on üks probleem ka nende üledooside puhul, et inimesed tarvitavad näiteks koos, et kellelgi juhtub üledoos ja nad lihtsalt kardavad kiirabi kohale kutsuda või abi, sest nad arvavad, politsei tuleb kohale, hakkab neid karistama. Ja nüüd hea samariitlase akti raames, et me tagame seda, et nendele üledoosi kutsetele reageerib ainult kiirabi, politsei ei tule kohale, see küll aga ei puuduta alaealisi, et kui mängus on lapsed või alaealised, sinna me reageerime igal juhul ja kui tegemist on mingite eriti suurte kogustega, siis seal on ka omaette küsimus, aga tarvitajad, kes on selles tarvitamise ja selles lõksus, et kes ei saa sealt välja, et meie eesmärk ei ole neid mitte mingit moodi karistada, et see on arusaadav, miks nad seda teevad. Aga just levitamine on meie poolt karistatav ja meie võitleme just levitamisega. Teie, ma saan aru, ei lähe kohale ja kui te olete kohale, ei hakka kohe küsima inimese käest, kes on just olnud üledoosis, et kus ta sai ja mis ta sai. Aga siiski, kui seal on nüüd inimene, kes on just nimelt seda zombi ainet pruukinud ja on ikkagi agressiivne, ikkagi ettearvamatu, ikkagi väga ohtlik, siis sellisel puhul ma kujutan ette, et ikkagi politsei abi on vajalik ju. Kui esmasest väljakutsesse juba joonistub välja, et inimene on agressiivne, et siis tuleb lisajõud rakendada või siis kiirabi annab meil koha peal teada ka, et just nende endi turvalisuse tagamiseks, et me tuleme neid abistama. Aga see ikkagi ei tähenda seda, et me kohe hakkame neid tarvitajaid trahvima seal koha peal. Et see trahvimine ka see kõlab hästi, aga kas nad seda lõpuks maksavad seda trahvi ja kas sellest üldse mingit kasu on. Et nad vajavad abi, aga mitte lisakaristust. Täna on riigi eesmärk, et aastaks 2030 oleks Eestis 0 narkosurma ja politsei töötab, ma saan aru, iga päev selle eesmärgi nimel. Kui reaalseks te seda peate, et see eesmärk ka saavutatud saab? Kui me läheneme mõlemalt poolt, et me võitleme nii levitamisega, nii pakkumisega kui ka nõudlusega, siis kindlasti kuskil seal keskel peaks olema see, et narkootilisi aineid ei ole ja 0 üledoose. Et see on väga hea eesmärk, aga kas ta on saavutatav, et see on jällegi ressursi küsimus ja meie ühiskonna küsimus, et küsimus ei ole, et kuidas me võitleme sellega, küsimus on pigem, miks meil üldse inimesed tarvitavad narkootikume, et miks neil on see vajadus, et millest see tuleneb üldse. Üks surve, mida on erinevate lainetena ka tunda, on see, et ikkagi teatud osa ainetest võiksid olla legaliseeritud, nii nagu on mingites riikides Euroopas ja mujal maailmas. Eeskätt on siis räägitud siin kanepist, samuti ka mingitest nii-öelda taju avardavatest meditsiinilistest ainetest. Mis te selle peale ütlete? Kui te tahate minu isiklikku arvamust, kas me peame midagi legaliseerima või mitte, siis mul on väga vale inimene, kellelt küsida, sest ma ei ole erapooletu selles ja ma olen üle 7 aastal näinud, mida narkootikumide tarvitamine endaga kaasa toob, et kuidas ta elusid rikub ja mitte ainult selle tarvitaja enda elu, vaid ka teda ümbritsevaid inimesi, et kuidas see mõjub. Ja kahjuks mina sellist võimalust ei näe, küll aga see on meie ühiskonna ja poliitikute otsustada, aga mis meie kolleegid räägivad ja mida me mujalt maailmas näeme, et kui näiteks, et praegu on hästi populaarne, kus räägitakse kanepi legaliseerimist, kui mõeldakse legaliseerimist, just räägitakse kanepist ja need riigid, mis on seda teed läinud, ega see kanepi marihuaana mustturg, ega see ei ole kuskile kadunud. Nad sattusid olukorda, kus neil need 2 turgu eksisteerivad paralleelselt ja kui teil ükskord tekib see sõltuvus, siis teil on 2 varianti, kas te ostate seda legaalset kanepit, mis on aktsiisidega maksustatud ja mis on tõenäoliselt ka veidi lahjem, kuivõrd see teine sort, mis on palju kangem, mis on sõltuvust tekitav ja mis on odavam. Et kui sest seal ei ole makse, eks? Jah, kui te olete juba selles lõksus. Ja siis seal eksisteerib paralleelselt 2 seda turgu ja kogu see kaasneb sellega, ehk siis see kuritegevus, need kasumid seal taga ja see kaasneb kuritegevus, et see ei kao kuskil ära. Nii, seda te teate oma kolleegidega suheldes, et nii on, et paraku ressurss ei vabane, vaid vastupidi,
tekib seda tööd juurde hoopis? Ütleme nii, et see mõjutab teatud aspekte, aga see ei ole mingi imeriist, et lihtsalt see lahendab kohe käigu pealt seda probleemi. Et see toob lihtsalt, me asendame ühte probleemi teise probleemiga. Eks see must turg ei kao kuskil ära. Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse uus juht Artur Kamnerov, suur tänu, et leidsite sel kiirel ajal aega tulla Krimi raadiosse. Palju jõudu teile uues ametis. Meie aga läheme siit taas kord väikesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises osas võtame taas kord ette kelmused. Kuigi me oleme sellest teemast ka Krimiraadios korduvalt ja korduvalt rääkinud, siis vaadates taas kord statistikat, teevad numbrid enam kui murelikuks. Mis selles vallas on uut ning mismoodi vanad skeemid on ajale vastu pidanud, sellest on meile täna rääkimas. Võiks isegi juba öelda, et Krimiraadio vana sõber, Põhjaprefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas. Tere tulemast taas Krimiraadiosse, Elari! Tere tulemast taas kord! Elari statistika, mida su kolleegid politseist meiega jagasid, on päris kole. Septembrikuus on kuni eilse seisuga tehtud ligi 700 teadet kelmuste kohta ning esialgne kogukahju on umbes 2,4 miljonit eurot. Mis toimub? See on, ütleme, ohjeldamatu pidu käib selles vallas või kuidas? No peoks on jutumärkides pidu. Peoks on seda muidugi palju nimetada, aga tõsi ta on, et kelmused on jätkuvalt aktuaalne teema üle eestiliselt ja tegelikult jätkuvalt üle maailma. Ja need skeemid kohanduvad vastavalt sellele olukorrale, mis meil hetkel riigis on, vastavalt sellele, mis on maailmas. Kui me räägime siin näiteks mingitest maksumuudatustest, siis skeemid kohanduvad vastavalt sellele. Kui me räägime mingitest muudest nii-öelda päevakallistest ja poliitilistest teemadest, siis skeemid võtavad ka sealt kohe kinni ja eks nad ka õpivad ja arenevad, et viimasel ajal on meil rohkem pilti jäänud see, kuidas kelmid ka kõigepealt logivad sisse meie eesti.ee kontodele, saavad siis meilt andmed nii-öelda kätte, meie lähedaste andmed ja võib-olla paari päeva pärast siis keegi helistab meile, teades meie aadressi, teades meie nimesid, isikukoode, läbi selle nad loovad usaldust, nad toovad juba välja ka meie lähedaste nimesid ja justkui siis läbi selle loovad selle mulje, et tõesti tegemist on riigiametnikuga või mõne siis riigiettevõtte töötajaga või pangatöötajaga, kel kõik need andmed on juba olemas ja läbi selle inimesed siis annavad ka oma raha võib-olla lihtsamini ära või vähemasti siis usaldavad seda helistajat ja siis sisestavad oma PIN-koode vastavalt siis sellele, kuhu palutakse. Ma ei tea, kui tõsiselt seda statistikat tegelikult võtma peaks, kui vaadata näiteks eelmise aasta Siseministeeriumi edastatud statistikat, siis seal on välja toodud, et kelmid petsid inimestelt eelmisel aastal välja ligi 42 miljonit eurot. Mis see tunnetus praegu on seda pilti vaadates, et kas see nii-öelda rekord lüüakse üle? Ja käesoleva aasta numbrid näitavad, et tõepoolest need numbrid on kasvutrendis tõusuteel ja see pilt on päris kurb. Aga siin mängib kindlasti rolli see, et viimasel ajal on väga palju pihta saanud ettevõtete omanikud ja taaskord jällegi me usume, et tegemist on sihistatud tegevusega, tehakse see eeltöö ära, vaadatakse siis, et kust on võimalik seda raha nii-öelda saada ja sinna see teravik ka suunatakse. Ja me ei räägi ainult ettevõtete juhtidest, et me räägime ka näiteks raamatupidajatest, et kellel on mitmetele erinevatele ettevõtetele ligipääs ja läbi selle tõesti need raamatupidajad on paraku sisestanud paroole niimoodi, et on saadud ligipääs siis ettevõtete kontodele, kus on 100 000 eurot läinud. Ma ei tea, mitu korda meie oma saates oleme sellest teemast rääkinud ja ja sellest samast asjast on rääkinud ka mitmed teised meediakanalid ja ometigi me peame tunnistama, et kõik skeemid vähem või rohkem töötavad, uued skeemid tulevad peale. Milles asi on? Miks inimesed jätkuvalt ei võta seda teemat nii tõsiselt, et vaadata üle kõik kõned, kõik meilid, kõik sõnumid, mis tulevad just nimelt selle pilguga, et need suure tõenäosusega võivad olla petukõned, mingisugused meilid ja SMS-id?
No üks asi on kindlasti see, et käesoleval aastal on ka eestikeelsed kõned sagenenud. Me teame, et kõnekeskustesse on tööle läinud eesti keelt kõnelevad inimesed, kui esialgu võib-olla otsiti rohkem isegi kakskeelseid inimesi, kes räägivad nii vene kui eesti keelt, võib-olla ka isegi inglise keelt, siis täna me teame, et see on puhtas eesti keeles rääkivad inimesed ja nii-öelda eesti keelt kõnelevad inimesed saavad rohkem pihta. Ja teisest küljest ka kindlasti see, et mingid skeemid pigem juba on välja surnud, ütleksin nii, et enam ei toimi. Näiteks? Näiteks liiklusõnnetuse skeem on suhteliselt juba nii-öelda harukordne, et me väga enam ei usu, kui meile helistatakse ja öeldakse, et meie lähedane liiklusõnnetus sattunud. Tõesti, mõned üksikud juhtumid jätkuvalt on, aga näiteks viimasel ajal on Elektrilevi skeem väga pead tõstnud, ehk siis Elektrilevist justkui helistatakse, öeldakse, et teie voolu mõõtet on vaja vahetada, lepime kokku aja, see tuleb lihtsalt ära kinnitada ja sisestagu ma PIN 1 kood, palun. Järgmine kõne juba tuleb pangast, öeldakse, et teile helistasid kelmid ja teie kontol liiguvad kahtlased tehingud, palun sisestage näiteks PIN 2 kood Smart-ID-sse või mobiil-ID-sse, et need tehingud peatada just täpselt, ja alles siis tegelikult läheb lahti. Just, et tegelikult siis hakkab alles õige see kelmuse osa nii-öelda pihta, et esimene kõne oli selline eeltegevus ja järgmine kõne reeglil on juba kas siis küberpolitseist, Euroopa mingisugusest finantsasutusest või lihtsalt politsei ametniku nime kasutades öeldakse, et me nüüd püüame kõik selleks teha, et teie raha tagasi saada ja see skeem tegelikult läheb läbi selle edasi. Ja viimasel ajal tegelikult on meile isegi silma jäänud videokõned, mis on näiteks WhatsAppi keskkonnas tehtud, täpselt samamoodi helistavad siis erinevad asutused nii-öelda, kuvatakse sinna näiteks mõne panga logo ja järgmisena juba politsei logo ja alles siin nädalavahetusest on üks näide, kus siis nii-öelda videokõne taustal oli politsei vapp ja Eesti Vabariigi lipp kujutatud ja see inimene, kes seal siis nii-öelda politseiniku etendas, et temal oli ka midagi sarnast siis nagu politsei vorm on, et mingisugune jope sarnane selga pandud, et jällegi, et seda usutavast luua nii-öelda, et nad arenevad kogu aeg. Ma siiski korraks tulen paar sammu tagasi, et oli jutuks, et kui varem oli see pigem niisugune venekeelne see petmine ja löögi all olid pigem venekeelsed vanemad inimesed, siis nüüd, nagu ma aru saan, on jutud käivad eesti keeles ja löögi all on eestikeelsed inimesed. Ehk et see meie väike eesti keel enam ei ole meie kaitsja, vaid et kelmid on ära õppinud, et siit saab veel noosi, kui rääkida eesti keeles. See tähendab, et ka nüüd on tekkinud siis eestlastes osalised nendele kuritegudele, mida võib-olla varem ei olnud. Jaa, paraku küll. Täiesti korrektne on see ja tegelikult kelmust tõesti ei ole mitte keegi kaitstud. Et kelmust ohvriks võivad langeda nii nooremad kui eakamad inimesed, nii mehed kui naised, nii eesti keelt kui vene keelt kõnelevad, et tegelikult me oleme igapäevaselt rünnaku all. Neid kõnesid blokeeritakse meie koostööpartnerite telekomi ettevõtete poolt igapäevaselt. Me räägime tuhandetest kõnedest, SMS blokeeritakse, aga ikkagi teatavad kõned tulevad läbi teatavad nii-öelda SMS-id siis, mis on sellise nii-öelda õngitsus SMS-iga saadetud meile või õngitsuslingiga, et ka neid blokeeritakse igapäevaselt meie koostööpartnerite poolt, aga nii kui mõned läbi tulevad, siis keegi ikka vajutab sinna peale, keegi ikka jääb uskuma seda ja sisestab oma andmed ja need kahjusummad on alati väga suured. Kui hästi kelmid meie ühiskonnas oluliste teemadega või siis kas või poliitiliste otsustega kursis hoiavad, kas automaksu tagastust ei ole hakatud juba pakkuma? Jaa, automaksust on ka mõned üksikud kõned tulnud, aga näiteks viimasel ajal on valimistega seoses tulnud juba katsed, et räägitakse, et me helistame teile kas siis valimiskomisjonist või mingist usaldusväärsest riigiasutusest, et selleks, et te saaksite valima minna, tuleb teie andmed ära kinnitada ja jällegi jõuame ikkagi jälle tagasi sinna PIN-koodide kinnitamiseni, mis iganes siis eesmärgil ja jällegi see skeem hakkab kõik otsast pihta. Olge korrake see üle, sest see nüüd saab, ma saan aru, väga aktuaalseks, mida lähemale valimised jõuavad, kuidas see skeem oli? Jaa, et näiteks helistataksegi ja öeldakse, et näiteks helistame teile valimiskomisjonist, palun kinnitage oma andmed ära, et te saaksite siis valimistel osaleda ja tulebki jällegi kas siis Smart-ID või mobiil-ID nii-öelda teavitus, tuleb nii-öelda oma PIN-koodi sinna sisestada ja hakkab see protsess pihta, kuidas siis jällegi rahad hakkavad kas siis kontolt ära liikuma või laen hakatakse võtma siis meie nimelt. See tähendab nüüd, et inimesed, kes seda juttu kuulsid, peavad meeles pidama ka seda, et valimiskomisjonis keegi teile sellise kõnega ei helista, jätke see meelde. Just, täpselt nii.
kui hästi neil, kas või nendel telefonikelmidel see taust teada on, et kellele nad helistavad ja mis juttu siis rääkida, et ma ei tea, kas nad teavad, et vot just sellel mammil on kodus seal mitukümmend tuhat või teavad nad seda? Jällegi on need kõnekeskused erinevad, mõni kõnekeskus teeb seda eeltööd kindlasti paremini, mõned proovivad õnne, aga toon teile näiteks eilsest päevast näite, kus siis helistati ühele meesterahvale, ka juba mitte kõige nooremale, ja räägiti, et Rakveres on ühelt pensionärilt varastatud 17 000 eurot, õigemini isegi välja petetud ja see raha on liikunud nüüd siis selle meesterahva kontole ja meesterahvas siis peaks selle raha nüüd kõik välja võtma ja andma politseile üle, et kontrollime üle, kas see raha on nüüd kelmuse teel saadud mitte. Selle kõne käigus suudeti see mees viia siis nii kaugele, et ütles, et tal on tõesti teatud summa sularaha kodus, küll kõvasti väiksem summa kui siis see 17 000, aga jätkuvalt suudeti teda veenda siis nii palju, et ta oli nõus selle orienteeruvalt 5000 eurot andma kelmide kätte. Aga päästis sellel momendil see, et tema lähedane oli kodus, kes sai aru, et tegemist on kelmidega ja tegi selle kõne politseisse ja tõesti politseipatrull kiirelt reageerides pidas selle rahakulleri nii-öelda kinni ja loo teeb nagu värvikaks võib-olla ka see, et isegi vormis politseiametnikele see rahakuller suutis veel öelda, et ta on uuriabi, kes on siis lepinguline nii-öelda töötaja ja tema peabki selle raha ekspertiisi toimetama, et loomulikult patrullpolitseinikud arvasid veidi teisiti, panid ta käär raudu ja viisid ta siis sinna kohta, kus ta olema peab ja hetkel me siis tegeleme selle kaasusega. Mul on üks isiklikku laadi küsimus, et ma tean, et Karel on saanud petukõned, mina olen saanud, ma usun, et meie saate produtsent Indrek on saanud petukõnesid. Kas sina, Elari, oled ka saanud petukõne? Jaa, olen ja mina olen küll venekeelse kõne saanud mõnda aega tagasi ja suhtlesime siis mõnda aega, aga ega ma väga pikalt ei viitsinud ausalt öeldes oma aega sellele kulutada. Aga alguses läksid kaasa ikka? Jaa, alguses läksin kaasa, aga kui ma küsisin siis, et mis tunne on, kui ühel hetkel vanglasse satud, siis teine osapool küll ehmatas natukene ära ja püüdis oma seda juttu nii-öelda edasi ajada, kuni siis ta arvas, et ma ise olen kelm ja et ta teeb hoopis minu peale politseisse avalduse, et inimesed on erinevad ja minu kolleegid samamoodi, kes neid kõnesid on saanud ja kellel vähegi rohkem aega on olnud, et tõesti on seal võib-olla isegi paar tundi hoidnud seda kõnet kinni. Et jälgida siis, kust ta lõpuks tuleb ja mismoodi see kõik seal edasi hargneb? Saada sellest protsessist konkreetsest aru, et milline see kõne sisu jällegi on, kas midagi uut on ja teiselt poolt ka see, et kui see kõnekeskuse helistaja meiega nii-öelda hõivatud, siis võib-olla kellegi raha saab päästetud läbi selle. Me omaette mõtlesin, et äkki sel hetkel, kui sina seal pidasid kõnet ja nii-öelda uurisid, hoidsid teda seal toru otsas, samal ajal siis mingisugune eritiim jooksis seda meest maha. Nii hästi veel ei ole? Kahjuks nii hästi meil veel see olukord ei ole, aga kindlasti on sellest kasu, kui me saame neid kõnesid. Ja siinkohal ka jällegi, et kui meie kuulajad neid kõnesid saavad, siis me oleksime väga tänulikud, kui neid kõnesid ka salvestatakse ja neid kõnesalvestused politseile edastataks. Et see annab meile nii mõndagi juurde ja kui on võimalik ka näiteks teha videosalvestused, kui me räägime videokõnest, või siis kas või teise kõnega maha salvestada see kõne, et sellest on meile palju abi ja meid kindlasti huvitaksid need salvestused. Mul lihtsalt tuli meelde praegu endal üks olukord, kus mul oli telefonis vastamata kõne, ma helistasin sinna tagasi, tegelikult oli mitu vastamata kõnet, ma helistasin sellele numbrile tagasi ja see inimene väitis, et ta ei ole mitte kunagi sellele numbrile helistanud, kui tavaline see on, et kuskilt kellegi kasutusel olev number tegelikult võetakse ja läbi selle siis helistatakse. Väga tavaline, see ongi täiesti tavaline skeem, ehk siis tegemist on nii-öelda spoofitud kõnedega, ehk siis luuakse virtuaalnumber, seda võib olla ükskõik kelle meie number ja tehakse sellest numbrisse kõne, räägitakse need lood ära ja kui me tagasi helistame, siis tegelikult vastabki see päris selle numbri kasutaja, et meil on ka endal näited olemas, kuidas meie enda politseiametnike numbrid on kasutatud, mobiilinumbrid, mida tegelikult ei teata, et need politseinikele kuuluvad, aga tõesti on neid asju ette tulnud. Et ühesõnaga jäetakse mulje justkui see keegi on selle petukõne tegija või ütleme siis niisuguse tavakodaniku selja taha peidetakse
peidavad ennast need kelmid ja petturid seal. Jaa, absoluutselt, et noh, nad ei pruugigi alati teada, kelle numbrilt nad üldse helistavad. Nad genereerivad mingi numbri, meil on maailmas sellised teenusepakkujad olemas ja noh, tõesti teatud numbrid oleme suutnud ära blokeerida siin läbi aastate, et noh, sellised elementaarsed politseinumbrid ja pankade numbrid, mida on ka kunagi kasutatud, aga noh, selline mobiilinumber, mille kombinatsiooni on sadu tuhandeid, et noh, kõiki ei saagi blokeerida, sellepärast, et muidu ei saaks need tavainimesed enam helistada. Ma kujutan ette, kui keeruliseks see veel kogu selle menetluse teeb ja nende inimeste taga otsimise ja leidmise, et kui seal ikkagi, ja ma ei tea, kui palju kordi te olete siis täiesti tavaliste või täiesti süütute inimeste otsa komistanud või läinud siis nii-öelda vahistama, et mis toimub? Ei, vahistame kindlasti enam ei minda, kui me ei ole tõendipagasid kätte saanud või keda kinni ei peeta, aga mis siin salata, et ega loomulikult me oleme kontrollinud neid numbreid ja noh, oleme näinud, et tegemist on nii-öelda tavaliste inimestega, kes kindlasti ei ole kelmustega seotud. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Reklaam on kuulatud ja Krimiraadio jätkab. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning me jätkame juttu Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Elari Haugasega. Ning seda teemal, mida võiks minu arust küll nimetada uueks katkulaineks. Ehk siis teemaks on taaskord Eesti inimeste pangaarveid rüüstavad kelmid ja muud kurjategijad, kelle tõttu jäävad eestlased ilma oma sadadest ja tuhandetest eurodest. Me oleme korduvalt siin rääkinud, et igasuguseid kelme on ütlemata raske püüda ja võib jääda võib-olla mulje, et politsei tööks ongi aeg-ajalt käia raadios näppu viiputamas, et olge ise inimesed tähelepanelikumad. Aga on vist ikkagi ka mõni töövõit. Nimelt kevadel, ma saan aru, peeti kinni 5 noort, kes siis umbes 40 kelmusega tekitasid kahju ligi 500 000 eurot. Kes nad olid ja mis nad tegid? Jaa, tõepoolest, et noh, kindlasti tegemist ei ole siinkohal nii-öelda viimase töövõiduga, et vahepeal on sellised üksiküritajad veel kätte saadud, aga võib-olla see andis sellist suuremat tooni, kuna nad tegutsesid grupis, tõepoolest neid oli 5 inimest ja nende vanus oli 18-23 eluaastat kinnipidamise momendil, aga tõesti seal üks nendest oli lausa alaealine, kui ta tegutses ja nad ei pidanud paljuks ka, kuna 2 nendest oli naisterahvad, ei pidanud paljuks ka kaasa võtta oma väikseid lapsi kelmuste toimepanemisele. Ja kui me siin tol ajal rääkisime umbes 40 episoodist, siis noh, vahepeal on see uurimine jõudnud ligi 80 episoodini, mis me siis neile inkrimineerime ja kohtuistungid siis on algamas, et esialgu nad kõik ka vahistati ja noh, said nad siis oma ütlused anda, aga tõesti see oli selles mõttes nagu veidi teistsugune juhtum, et kui tavaliselt on ikkagi üksiküritajad meie need rahakelmid või äärmisel juhul sõbraga koos siis teevad seda, siis noh, nemad ikkagi tegid väga koordineeritult seda, et kui mina täna minna ei saanud, siis äkki sa saad minna, kui sa homme ei saa, siis äkki keegi kolmas saab homme minna ja seda raha siis käidi kas siis ukse taga võtmas või siis pangakaardid võeti pakiautomaatidest näiteks välja ja pangaautomaatidest siis võeti hiljem sularaha välja, mis siis liigutati juba järgmiste nii-öelda vaheetappideni ja vahendajateni ja ise nad said sellest siis 5-10% kasumit, ehk siis noh, jällegi tegelikult väga väiksed summad, et kui me räägime siin igast episoodist, kus pannakse toime kuritegu ja sa saad selle eest kasumit võib-olla mõnikümmend eurot kuni noh, ma ei tea, maksimaalselt mõnisada eurot, et noh, tegelikult see ei tasu seda mitte kuidagi ära. Aga noh, nendel tol momendil seda raha vaja oli ja arvasid, et see on selline hõlptulu teenimise meetod, aga noh, ilmselgelt nad karistada saavad ja paraku noh, on nad ka ise möönud juba, et tegelikult oli loll tegu. Nende ülesanne oli siis olla nii-öelda kuller? Jah, rahakuller. Ja kuhu see uurimine, ma ei tea tegelikult, kui palju saab rääkida, kuhu see ei ole küll alganud, võib-olla isegi ei saa sellest rääkida, aga ma küsin ikka, et kas need nii-öelda niiditõmbajad, kes need kulleriteks värbasid, tegutsesid siin Eestis või olid ikkagi väljaspool? Ei, nad olid väljaspoolt ja noh, jällegi, et selles mõttes õige tähelepanek, et väga detaili hetkel minna ei saa, aga nagu korduvalt on ka tegelikult varasemalt mainitud, siis mainin ka seekord üle, et tegemist on rahvusvahelise kuritegevusega, see on hästi mitmetahuline
need niiditõmbajad on eri riikides, need tegelikult kasusaajad on üldse kolmandates riikides, et noh, kui näiteks on meil siin võib-olla lähiriikides selline vahetu infojagaja ja ülesannete jagaja, siis tegelik raha kasusaaja võib asuda siin teisel mandril üleüldse ja kõnekeskused on üldse kolmandas riigis, et noh, see on väga organiseeritud töö ja kui me siin ennem rääkisime, kuidas me varjame oma telefoninumbrid, noh, kelmid just varjavad, et meile helistades, siis ega nad teevad ka kõik muud sammud selleks, et politseil oleks võimalikult keeruline neid tabada ja noh, tegelikult ju terve maailma politsei uurib nende tegevust, jälitab neid selles vaates, et püüab neid kätte saada ja noh, loomulikult eks nad püüavad teha oma samme, aga me teame ka näiteid, kuidas siis ikkagi need kõnekeskused kukuvad ja need inimesed ise kukuvad, et alles veel paar kuud tagasi tegelikult Ukrainas üks kõnekeskus nii-öelda politsei keeles maha joosti, ehk siis isikud seal kinni peeti ja tegelikult oli seal ka Eesti kodanikke. Eesti kodanikke? Seal kõnekeskuses olid tööl? Jah, aga noh, sellest jällegi, et uurimine on veel lahti, et väga detaili hetkel minna ei saa. No kui jutuks tuli, et see on ikkagi rahvusvaheline kuritegevus ja seda ka rahvusvaheliselt menetletakse ja uuritakse ja võimaluse korral ka maha jookstes, siis kas on kätte saadud ka niisugune tõeline mogul, noh, see tõeline niiditõmbaja, kellele alluvad need kõnekeskused, kes teenib selle kõige suurema raha, need miljonid, 10 miljonid, kas on keegi, et me saame öelda tänapäeval, et no üks selline mees on kinni võetud, parun, ma ei tea, siis petukõnede kuningas, kes on teeninud aasta jooksul seal 100 miljoneid eurosid või dollareid ja näed, elas kuskil sellises paradiisisaarel ja nüüd lõpuks saadi ta kätte ja vähemalt selles osas on siis seda kuritegevust suudetud pärssida. Ja, on siin tegelikult eelmisest aastast üks näide olemas, kus siis tõesti olid nii-öelda õngitsuse SMS-ide saatjad ja mindi ikkagi väga tippudeni seal välja ja noh, tegemist oli siis sellise teenusega, kus said osta teatud raha eest paketi ja hakata õngitsussõnumeid välja saatma ja tegelikult see teenusepakkuja siis ja kogu see skeem välja joonistus, noh, tegemist jällegi oli väga pikaajalise uurimistööga, erinevad riigid olid sinna kaasatud, Eesti oli ka seal osaline ja jõuti tegelikult need tippudeni välja ja jään peast hetkel vastuse võlgu, kui palju neid riike oli, aga väga mitmetes riikides kinnipidamised toimusid, noh, samamoodi siis need teenuse kasutajad siis samamoodi peeti kinni ja tuvastati ära ja eks need kohtuistungid on alles veel kõik nii-öelda õhus, et millised karistused saavad, et seda on raske öelda, aga jällegi, et Eesti inimesed said seal nende SMS-idega pihta, aga need tegutsejad olid tegelikult teistes riikides, et mitte Eestis. Me oleme siin rääkinud nüüd peaasjalikult nendest petukõnedest, aga inimestelt ei petata ju raha välja mitte ainult läbi kõnede, need võimalused on ju laiemad, et no näiteks mis on võib-olla olnud sellised eriskummalisemad või sellised või noh, mingid juhtumid, mis on kuidagi endale meelde jäänud just? Jaa, tõepoolest, et kui me räägime mitte ainult petukõnedest, siis noh, kindlasti on Facebook Marketplace see koht, kus jätkuvalt tasub ettevaatlik olla, võidakse saata selle petulinke nii-öelda, et tuleb kuller kaubal järele ja sisestage oma andmed ja jälle raha läheb, aga võib-olla niisugused markantsemad näited on näiteks hiljutisest ajast, kus ühele 15-aastasele poisile helistati kelmide poolt ja suudeti veenda, et tegemist on politseinikega, kes siis helistavad ja paluti siis korterist kokku korjata kõik vääriseseme, tehted ja kuld ja briljandid ja nii edasi ja viia see paki automaati ja poiss seda ka tegi. Või noh, teine markantsem võib-olla näide, et võiks ka isegi seda juba skeemiks nimetada, et tutvumisportaal või tutvumisäpp Tinder, kus siis meesterahvad kohtuvad naisterahvastega, alguses on täiesti eestikeelne selline sõbralik tore jutuajamine, kuni siis nii-öelda väidetav naisosapool väidab, kuidas ta siis raha teenib ja soovitab sellel mehel ka sinna investeerima hakata ja 1000 eurod jälle lähevad ja seda ka mitte ainult siis isiklikku raha, vaid ka laenuraha ja neid juhtumeid on ka päris mitmeid tegelikult meil esinenud selle aasta jooksul. Kui siin vanasti räägiti armukelmidest kui ikkagi meestest, kes siis naisi lollitavad, siis ma saan aru, et praegu siis lollitavad Tinderis naised mehi pigem või? Jaa, jällegi ei ütleks nüüd seda, et see nii-öelda varasem armukelmus on ka kuidagi
tahaplaanile jäänud, et samamoodi on ka näiteks Ameerika kindralid või arstid siin meie inimesi võrgutamas ja paluvad ikkagi natukene lihtsalt raha saata neile, et kuni siis juba ise saavad nii-öelda jalad alla või saavad oma päranduse kätte ja tulevad Eestisse ja maksavad kõik kinni, on ju. Aga jaa, tõesti aina enam ja enam jääb meile ka silma see, et kuidas siis võrgutatakse meesterahvaid kellegi poolt, kes väidab, et on naine, et kes seal tegelikult teisel pool on, meil pole õrna aimugi. Nüüd üsna hiljuti oli meil siin jutuks ka see, et võib-olla peagi on Eestis olemas ka selline keskne uurimisüksus, kes tegeleb just nimelt kõikide nende kelmuste uurimisega, et kogu info, mis puudutab nii Tallinna, Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti kelmuslugusid, need jõuavad ühte kokku ja siis sealt juba paistab mingisugune selge muster, mida pidi siis minna nende põhiliste niiditõmbajate ja põhiliste kurjategijate. Kui kaugel see idee on, millal see üksus tööle võiks hakata? No kindla kuupäeva hetkel käesoleval momendil veel välja ei ütleks, aga tõepoolest see on väga aktiivsed arutelud käivad, hetkel pannakse paika siis täpselt seda struktuurimudelit ja tõepoolest sinna üksusesse hakkab kogu Eesti olukorra pilt kokku koonduma, kindlasti läbi selle me tugevdame võitlust nende kelmuste vastu veelgi, me saame kiiremini ja paremini aru, et kas need kelmid, keda me oleme sihiks võtnud, kas nad tegutsevad ainult ühes piirkonnas siin Eestis või rohkemates ja läbi selle ka tõhustame kindlasti nende sihtmärkide siis vastastööd üleüldiselt, et kui me näeme, et ta on aktiivne mitte ainult võib-olla Tallinnas, vaid ka Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis ja nii edasi, et kindlasti tema tõuseb meie nii-öelda sihtmärkide nimekirjas kõrgemale ja seda kiiremini ka meie nii-öelda sihikule võtame ja talle tere lähme nii-öelda ütlema, et aga kindlasti see üksus tuleb ja lihtsalt veel viimased nii-öelda lihvid on vaja ära teha. Põhjaprefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas, me täname sind saatesse tulemast, sellega on tänane Krimiraadio lõppenud, täname kõiki kuulajaid ja eraldi tänatud olgu Krimiraadio püsikuulajad Järva Jaanis. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel nädalal. Kuulmiseni. Krimiraadio.